alustame paastoja teise pühapäeva jumalateenistusega. Issand, tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest. Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge, mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse. Ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast. Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad. Häbissevad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. Issand, anna mulle teada oma teed ja õpeta mulle oma teeradu. Juhi mind oma tõe teel ja õpeta mind, sest sina oled mu pääste Jumal. Sind ma ootan kogu päeva. Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest. Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumise. Mõtle minule oma heldust mööda ja oma headuse pärast, oh Issand. Hea ja õiglane on Issand, sellepärast ta õpetab patustele õiget teed, juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja oma tunnistust. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Tunnistame siis Jumalale kõik oma patud. Aga veel enne, kui me Jumala ees oma patud üles tunnistame, mõtleme veel ja võtame südamesse, et üksnes neile on pattude andeks andmine tõotatud, kes südamest oma patud üles tunnistavad ja tahavad need maha jätta. Kõik lootuse panevad ainuüksi Jumala armule ja halastusele, mis Kristuses on ilmunud. Aga kes uskmatud on ja meelt ei taha parandada, kes meelega Jumala püha tahtmise vastu teevad ja ka edaspidi oma pattudesse tahavad jääda, need teadku, et Jumal neile nende pattusid andeks ei anna, vaid et nende patud neile kinnitatakse, kui nad ei pöördu ega meelt paranda, sest Jumal ei anna ennast mitte pilgata, vaid tema mõistab oma rahvale kohut. Seepärast hakkame õige meele paranduse kindla usuga kinni sellest armulikust, kõikumatust tõotusest, mis Issand ise kõigile meil on andnud, kes me oma padu pärast kurvad oleme, sest meie kõigi kohta kehtib tema sõna. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. Ja veel, kes minu juurde tuleb, seda lükkama mitte välja. Seepärast vaatame Jumala heldust ja hirmu. Hirmu küll neile, kes on langenud, aga heldust sinule, kui sa jääd armu sisse. Ja loeme kõik koos. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud, aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle, kes oma patu kahetsed ja tahad meelt parandada, Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudeks vabast. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issand, halasta. Issand, halasta. Kristus, halasta. Kristus, halasta.
issand, halasta, issand, halasta. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Me kiidame sind, me ülistame sind, me kummardame sind, me austame sind. Me täname sind sinu suure au pärast, issand Jumal, taevane kuningas, Jumal, kõigeväeline isa, issand, ainusündinud poeg Jeesus Kristus, issand Jumal, Jumala tall, isa poeg, kes sa maailma patud kannad, halasta meie peale, kes sa maailma patud kannad, võta kuulda meie palveid, kes sa istud isa paremal käel, halasta meie peale, sest ainult sina oled püha, ainult sina oled issand, ainult sina oled kõrgem, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala isa kirkuses. Aamen. Nõnda kui valge lumeloor sätendab päikesepaistel, puhtaks saab süda, muutub meel, kui toetud Jeesusele. Kõik häbiväärsed talletused on taeva kaustadest kustutatud, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Nõnda kui taevas ääretu mõõtmatu lainete vägi, armastus lätte ei ammendu, voolab armujõgi. Läbi ja lõhki meid tunneb ta, kuid ikkagi valmis on unustama, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Nõnda kui metsa hääletus öötunni avaras hõlmas, vaikinud kajav süüdistus uuenend südame kambris, vabad me koormaist endistest, on halastus suurem me mõistusest, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Issand olgu teiega ja sinu vaimuga ja meie palume. Kõigeväeline Jumal, me mõtleme täna sinu ees suurele tunnistajate hulgale, keda sina oled kõigil aegadel ja kõigis paigus äratanud. Anna meile armu, et ka meie võiksime saada andestust ja väärikat jumalakartlikku elu, kuni me kord saame tulla ära rääkimata suurde rõõmu, mille sa oled valmistanud neile, kes sind armastavad. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen. Ja võtame kuulda Jumala sõna esimesest Moosese raamatust 32. peatükist, salmid 23-32. Sel samal ööl tõusis Jaakob üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma 11 poega ja läks läbi Jaboki koolme. Ta võttis nad ja viis üle jõe. Samuti viis ta üle jõe, mis tal oli, aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heites üks mees temaga, kuni hakkas koitma, aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. Aga tema vastas, ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista.
Siis ta küsis temalt, mis su nimi on, ja ta vastas Jaakob. Selle peale ütles tema, su nimi ärgu ole enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Siis küsis Jaakob ja ütles, ütle nüüd mulle oma nimi, aga tema vastas, miks sa mu nime küsid? Ja ta õnnistas teda seal ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles, kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing. Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks. See on Jumala sõna. Ja võtame kuulda ka Jumala sõna apostel Jaakobuse kirja 1. peatükist 2. kuni 6. salmini. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt, ega tee etteheiteid ja talle antakse. Aga ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud lainele ja sinna-tänna paisatud merelainega. See on Jumala sõna. Ja võtame kuulda Püha evangeeliumi, Luuka evangeeliumi 7. peatükist. Üks variseridest palus Jeesust enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas, tõi ta alabasterriista mürriõliga, astus tema taha, ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kasma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes seda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi, õpetaja. Ühel rahalaenal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja ja sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kasnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Sellepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. See on Püha evangeelium. Issand, õnnista meile oma sõna, sest sinu sõna on igavene tõde. Tänase ütluse aluseks on salmid Luuka evangeeliumist. Lugu sellest, kuidas üks patune hing on ära tundnud võimaluse saada andestust ja alustada oma elu uuesti puhtalt lehelt. Lugu sellest,
kuidas Jeesus on kutsutud variseri kotta, ta läheb sinna ja sinna samasse tuleb ka see naine. Ja kuidas Jeesus külla kutsunud variser iseenesest mõtleb, et kui ta oleks olnud prohvet, küll ta oleks teadnud, kes ja missugune on see naine. Ja sellest, kuidas Jeesus lõpuks tegelikult, peaks ütlema, et annab õppetunni sellele variserile, tema käitumisele üle. Sellele naisele anti andeks kõik tema patud. Küsimus selles, kas need olidki patud. See lugu on maailmast, kus ju tegelikult Vanas Testamendis, kui räägitakse inimesest, räägitakse mehest. Ja kui kogemata on tegemist naisega, siis tuuakse see eraldi välja, et seekord nüüd me räägime naisterahvast. Me räägime ajast, kus seadusi tegid mehed. Ja meile ju tegelikult ei öelda, mis olid selle naise eksimused. Me ei tea seda. Ja see, et on pakutud välja, et võib-olla oli ta prostituut, see on pakkumine. Sellel ei ole kuskil kinnitust ega põhjendust taga. See võis olla ka midagi vähemat. See võis olla ka lihtsalt patudele meelitatud noor tütarlaps, kellel sündis abieluväline laps. Ja kes sellises asjas mitte kuidagi viisi üksipäini süüdi ei saa olla. Selles oli süüdi ka keegi meesterahvas siis, võib-olla ka mõni nendest, kes teda süüdistas. Nii et me ei tea sellest. See naine on selles mõttes praktiliselt ei keegi. Meil ei öelda ka ta nime. Ja võib-olla väga paljud selles linnas ei teadnudki enam tema nime. Võib-olla väga paljud teadsidki teda kui see naine. Ja kui palju pidi olema temas jõudu, kui palju pidi olema temas julgust, kui palju pidi olema temas vastupidavust, kui sa pead elama nii, et sa kogu aeg tunned enda peal teiste inimeste süüdistavaid ja parastavaid pilke. Ta tuli sinna majja ainuüksi Jeesuse pärast. Ta teadis seda, et Jeesus on kuidagi eriline. Võib-olla oli ta näinud Jeesust tema varasematel käikudel Galileamaasse. Ja see tema teadmine, et Jeesus on kuidagi eriline, andis talle selle jõu, andis talle selle tohutu julguse tulla sellisesse majja, kus ta teadis, et ta saab uute süüdistuste ja uute alanduste osaliseks. Ma arvan, et naist üldse märgati alles siis, kui ta selle mürri nõu lahti võttis ja Jeesuse jalgu hakkas võidma ja selle lõhna peale pandi tähele, et keegi on tulnud, sest ta tõesti oli ei keegi. Ja keegi ei küsinud ta käest midagi, keegi ei rääkinud temaga midagi, ainult talle anti selline väga ränk hinnang. Kusjuures ei olnud ju selleks õigust, sest variserid tollaaegselt tegelikult usujuhid, mitte keegi neist ei olnud ju palvetanud selle naise eest. Nad ju kõik teadsid seda naist inimest. Kui nad oskasid teda süüdistada, siis nad pidid ka teda teadma. Aga kui sa tead, et inimesel on mure, siis sa võiksid tema eest palvetada. Nad ei olnud mitte midagi ette võtnud selleks, et selle naise olukord paraneks, et ta saaks välja tulla sellest patust, kui see oli patt. Nendelt tulid ainult süüdistused. Ja kusjuures nad olid väga kindlad selles, et see, mida nad teevad, on just nimelt õige. Ja Jeesus näitab neile, et nad on eksituses, sügavas eksituses. See, kellel on palju andeks antud, armastab rohkem. Jeesus tuletab Siimonale meelde selle, kuidas Siimon võttis Jeesust vastu. See tähendab, ta loeb üles kõik selle, mida see variser Siimon tegelikult tegemata jättis. Selle, et ta ei toonud vett, selle, et ta ei suudelnud, selle, et ta ei toonud ka õli pea võidmiseks. Ta jättis tegemata kõik selle, mida tollane etikett
ette nägi, kui oli tegemist auväärse külalisega. Naine osutab Jeesusele kogu seda au, mis on kohane Jumala pojale. Ja see variser Siimon, tema kohtleb Jeesust peaaegu nagu inimest, keda küll võetakse vastu, aga keda kahtlustatakse samuti mingites kuritegudes ja sellepärast see vastuvõtt on selline maksimaalselt tagasihoidlik, et kui pärast selgub, et tõesti ongi tegemist kurjategijaga, siis ei saaks keegi öelda, et näed, selline inimene, aga sina võtsid teda selliste auavaldustega vastu. Olukorras, kus mitte keegi teine ei andnud sellele naisele lootust, oli Jeesus see, kes selle lootuse andis. Ja see lootus hakkas kasvama kui seeme, mis on sattunud heasse mulda ja selle naise elu muutus. Mitte keegi, absoluutselt mitte keegi ei saa kohtuda Jeesusega ja jääda samaks, mis ta oli enne seda kohtumist. Talle anti andeks kõik ta patud. Jeesuse sõnad, su patud on sulle andeks antud, sinu usk on su päästnud, mine rahus. Kõikidel oma kohtumistel inimestega Jeesus alati tõstab esile usu inimestes. Ja ta ei hooli eriti sellest, kellest ta selle usu on leidnud või kes on ümber. Psalmist 23, salmist 5 ja 6 võime lugeda. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all, sa võiad mu pea õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. See on lubadus kõigile neile, kes on tulnud ja palunud andestust Jeesuse nimel. Ja prohvet Jesaja raamatu 64. peatükist me võime lugeda. Ei ole ühtegi, kes hüüaks appi sinu nime, kes ennast õhutaks sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid hääbuda meie süütegude tõttu. Nüüd aga, issand, oled sina meie isa, meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö. Issand, ära vihasta üleliia ja ära meenuta ülekohut lõpmata. Näe, vaata ometi, me kõik oleme just sinu rahvas. Me kõik oleme Jumala rahvas ja me kõik oleme inimesed. Ja me kõik tahaksime kuidagi viisi teha oma erinevatest eksimustest pingerea. Me tahaksime välja valida raskemad ja kergemad eksimused ja kuidagi tahaksime alati näidata ja toonitada seda, et minu eksimused võrreldes kellegi teise eksimustega on lihtsamad ja kergemad. Me tahaks panna ka käsud ritta, et on olemas tõsisemad ja mitte tõsised, mille rikkumine on väiksem patt ja kui hästi läbi läheks, võiks seda ka üldse mitte patuks pidada. Aga Jeesus on öelnud, et pole 10 käsku, on üks seadus. Ja me ei saa valida, kui me oleme milleski ühes eksinud, me oleme eksinud seaduse vastu. Ja me kõik oleme süüdi. Ja meie kõigi jaoks peab asi algama sellest, et me seda tunnistame. Me peame tunnistama oma pattu, sest ainult need patud, mida me üles tunnistame, need me saame andeks. Ja meile kõigile, absoluutselt meile kõigile on palju andeks anda vaja. Aamen. Tõuseme ja loeme apostliku usutunnistuse, tunnistame oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust,
pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. ei taeva isa eemale sust hoia, kui tunned enam ei jõua midagi. Võid abituna end tema kätte anda, sa oled hoitud, võid julgelt puhata. Nii suur ja hell on isa arm su vastu, ei taeva isa hülga jõuetud. Ei taeva isa eemale sust hoia, kui oled üksi või meel on rõhutud. Ka siis võid lihtsalt tema kätel olla, sa oled hoitud, võid julgelt tajuda. Nii suur ja hell on isa arm su vastu, ei taeva isa hülga hüljatud. Ei taeva isa eemale sust hoia, kui kuri kiusatus sind kimbutab. Ka langenuna võid tema kätel olla, issand ei löö, vaid su peale halastab. Nii suur ja hell on isa arm su vastu, ei taeva isa hülga eksinud. Ei taeva isa hülga jõuetud, ei taeva isa hülga hüljatud. Ja meie alandame endid palvele. Kõigeväeline Jumal, sina oled meie õiglane kohtumõistja ja helde halastaja. Me avame sulle oma südamed ülistuses ja tänus. Sina oled oma poja Jeesuse Kristuse läbi meile valmistanud tee igavesse õndsusse ja kutsud meid ikka uuesti sellele astuma. Ka siis, kui me oleme su teedelt lahkunud, annad sa meile uue võimaluse. Sa oled meid tänagi kutsunud oma sõna kaudu ja oled pikameelne meie vastu. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Sind, Jumal, kiidame, sind, Issand, täname. Saada meid oma õnnistusega teel, mida sa annad meile käia. Lase oma sõnal meie südames kasvada ning rõõmsa usu ja armastuse vilja kanda. Aita risti kogudusel olla maa soolaks ja linnaks mäe peal, kus kogu maailma nähes austatakse sinu nime. Ärata kirik õigele meele parandusele ning anna palveks ja usu tunnistamiseks uut jõudu. Kingi oma kogudusel jõudu ustavaks jääda sinu evangeeliumile ning lase oma sõnal õnnistuseks saada meie maale ja rahvale. Juhi meid kõiki rahuradadel ning kaota umbusaldus ja vaen maailma rahvaste ja riikide vahel. Issand, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind oma koguduse ja kõigi koguduse liikmete pärast. Puuduta oma vaimuga meie südameid ja huuli. Elusta eestpalve vaimu vanemate südames. Tõsta au sisse evangeeliumi tõde meie peredes. Vii selle kaudu lõpule oma töö meie laste ja noorte südames, nii et nad sinus ära tunnevad oma Issanda ja Jumala. Olgu meie kodud paigas, kus austatakse sinu nime. Pühitse iga armastusest kantud tööd. Pööra oma südame ja probleemide poole, mida kaasinimesed ei näe. Ole üksi jäänutega, otsi üles kadunud ja eksijad. Elusta murelike, haigete ja surijate südames lootus sinu abele ning lase leinast murtul leida lohutust sinu juures. Issand, aita meid. Aita meid, armas Issand Jumal. Issand Jeesus, meie lunastaja, lase meil rajada kogu oma elu sinu armule ja surres loota sinu abile. Võta meid kord vastu oma aujärje ees ja luba siis igavesti sinuga olla.
oh Jeesus Krist, oh kuule mind, oh kuule mind. Ma tahan ikka kiita sind. Aamen. Ja me palume nende sõnadega, mida me issand Jeesus Kristus ise meile on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja võtame vastu me issanda õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.